Siin on see reservuaar, mille sees on siis lahus, õiged lähteained õiges vahekorras ja õiges lahustajas. See pulveriseeritakse selle pihustuspea abil klaasalusele, mis on pandud kuumale alusele. Antud juhul on meil siis, kuumutame me läbi tina. Tina on odav materjal, nii et läbi tina ja sinna peale kasvab kile. Siin, mis tegelikult ei olegi nüüd näha, ei ole näha, eks ole, see fookust, aeglane pihustus, aga kui pandi siia kõik lahus nüüd sisse, siis see on automatiseeritud. Meil on siin siis need parameetrid kõik pandud, mis temperatuuri ta peab hoidma, kui kiiresti peab pihustama ja me teeme ka vahel seda pulseerivalt. Nii et kui hästi madalal temperatuuril teeme, siis me pulsside kaupa laseme seda lahust sellele alusele. Ja ka selle kaudu, kui kiiresti me pihustame, olenevad siis need materjali omadused. Loomulikult väga oluline on see, et mis me siia sisse paneme. Nagu näete, meil on läbipaistev lahus ja kõik on siin. Ja samamoodi on, et me saame musta kile läbipaistvast lahusest või kollase või punase või midagi sarnast. Nii et nii lihtne see ongi. See metall on ju praktiliselt sulaolekus. Ja selle peale siis ta ei pea olema nii, kõige lihtsamalt, aga tegelikult miks meie kasutame seda sulametalli, siis on väga ühtlane kuumutamine selle alusele. Ainult selle pärast. Võib panna ka lihtsalt nii-öelda pliidi peale, sarnaselt nagu siin on praegu. Aga siin ei ole see, kui siia mingi prügi alla jääb, see on lihtsalt, me saan ebakvaliteetse kile. Seal on omad nõksud on selle pihustuse pea juures nii edasi. Kuigi me need pihustuspea jupid, need me ostame firmast, aga me seda sätime natuke ümber. Ja see kile ongi siis need väiksed tükikesed seal peal? Jah, antud juhul tsinkoksiid dopeeritud ja need on, ju tal oli täna mingi kavas uurida mingid kile omadusi ja ta sadestab siia sellise kile. Ma isegi praegu täpselt. Ja selle kile saab siis sealt eemaldada? Jah, ja siis on ta valmis ja siis on nad sellised, nagu nad siin praegu on. Et siin on kõik tsinkoksiidkiled. Antud juhul see on siis indiumiga legeeritud ja see on, nagu te näete, ta on läbipaistev, aga ta on ka elektrit juhtiv. Aga ta on siis klaasi peal, eks ole? See on klaasi peal. Kile iseenesest on üli ruhke. See kile on 1 mikromeeter paks siin peal. See piimias kile siin, see peaks olema nanostruktureeritud kile, ta peegeldab teistmoodi. Aga neid pilte siin ma ei saa kuidagi näidata, millest ta koosneb. Tegelikult see kile peaks koosnema tsinkoksiidi sellisest nanovarastest. Need peaksid olema lühikesed nanovartad, kui on nad pikad, siis ta rohkem scattering ei tulegi meelde. Hajutab valgust rohkem, jah. Aga mis need kiled nüüd erinevaks teeb üksteisest? Need erinevad materjalid, eks ole? Ei, kõik on tsinkoksiid, ainult et kile morfoloogia on erinev ja need kiled juhivad elektrit ja need nii hästi ei juhi, aga nendel on erinev morfoloogia. See on silekile. 1 mikromeeter paks, aga need koosneb, ta ei ole, ta on kiht, ta ei ole kile enam, ta koosneb eraldi kristallidest. Ja samuti nad võivad koosneda, eriti uus asi, mis me leiutasime, on nad koosnevad nanorullidest. Ja need nanorullid pakuvad just huvi meie koostööpartneritel Euroopas. Ja teie eesmärk on, eks ole, jõuda kiledeni, mis väga hästi elektrit juhiksid? Mis juhiksid hästi elektrit ja teine asi, et kui me kasvatame nad nanostruktureeritud, nanostruktuursed, nanokristallides koosneva. Seda me teame, et nano on väga väike. Nano on väike ja selle meie nano on kusagil siis, kui me räägime nanokristallid, siis nad on, meil on, kiled on nanomõõtmelised. No alates sealt 2-4 nanomeetrist, mis on titaanoksiid kilede puhul, kuni siis paarkümmend nanomeetrit. Aga see aluse elektroodikiht, see on 1 mikromeeter. Sest elektrijuhtivus on seda parem, mida paksem on kiht.